Aga kas täna öösel tuleb veel pommitamisi? Jah, täna öösel tuleb veel pommitamisi. See saab olema suurem, võimsam pommitamine. Ära unusta, me hävitasime kõik tema õhutõrje suurtükid. Neil ei ole mingit õhutõrjet, neil ei ole mitte midagi. Ma mõtlen, neil võib vedada mõne kaasas kantava relvaga või millegi taolisega. Aga üldiselt tead, neil ei ole mingit kaitset. Mida esindaja ütles oma telefonikõnes temaga? Nad lõpetasid, vabandust. Nad lõpetasid, aga ajalehed, meedia keelduvad sellest kirjutamast. Nad lõpetasid. Me võiksime homme sinna sisse minna. Võiksime värvata sõdureid. Ma ei taha vägesid maale saata, aga kui ma tahaksin, võiksime panna sinna väikese rühma. Trump pani Iraani nurka, tunnistades, et Ameerika Ühendriigid võivad väikese sõdurite rühmaga Iraani territooriumile siseneda, võtta kõik enda kontrolli alla ja liikuda edasi Kargi saarele, mis on režiimi naftasüda. See avaldus sütitas uudised sel neljapäeval 2026. aasta 11. juunil, sest sellega kaasnes veel üks tõsine ähvardus. Uued pommitamised Iraani vastu juba täna öösel, suuremad, intensiivsemad ja võimsamad. Trump ütles Fox Newsile, et ta ei soovi Ameerika vägesid Iraani pinnale, kuid tegi selgeks, et kui ta tahaks, võiks ta anda käsu piiratud operatsiooniks strateegiliste punktide kontrolli alla võtmiseks. Siin muutub sõnum oluliselt. See ei ole lihtsalt järjekordne diplomaatiline surve ega pelgalt rünnakute vahetamine Lähis-Idas. See on Valge Maja, kes ütleb, et Iraani režiim on läinud piiridest kaugemale, peatades läbirääkimised, rünnates Ameerika vägesid, trotsides Ameerika Ühendriikide liitlasi ja püüdes kasutada Hormuzi väina majandusliku relvana maailma vastu. Karg tuleb sellesse loosse, sest ta koondab suurema osa Iraani nafta ekspordist ja toetab Teherani finantsmasinat. Trump räägib nafta võtmisest, radarite, mereväe, õhuväe, õhutõrje ja ründevõime sihtimisest. Iraan ähvardab valusa vastusega, kuid näib olevat survestatud kiiresti kasvanud sõjalise ja majandusliku surve ees. Mida Trump tegelikult teatas? Miks sai Kargist keskne sihtmärk? Kuidas see surve võib Iraani murda? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump ütles, et Ameerika Ühendriigid ründavad Iraani jõuliselt pärast uut rünnakute vooru kahe poole vahel Pärsia lahes. Kriis kiirenes pärast Ameerika Apache helikopteri allatulistamist Hormuzi väina lähedal ja pärast Iraani rünnakuid USA-ga seotud positsioonide vastu selles piirkonnas. Trumpi sõnul mängib Teherani režiim läbirääkimistega, venitab kokkulepet ja üritab näidata jõudu rakettide, droonide ja survega laevadele. Kõige karmim lause oli see, mis asetas Kargi saare kriisi keskmesse. Trump ütles, et tema eelistus on alati olnud võtta Karg enda kontrolli alla ja haarata Iraani nafta ja gaasi infrastruktuuri võtmekohad. Ta võrdles seda ideed ka Venezuela vastu kasutatud mudeliga, öeldes, et kontroll energia üle võib muutuda tööriistaks, survevahendiks vaenulike režiimide vastu. Tegelikult tähendaks see Teheranilt peamise raha sissetuleku allika äravõtmist. Just sel ajal, kui režiim püüab säilitada mõju Hormuzi väinas, toetada piirkondlikke liitlasi ja seista vastu Ameerika nõudmistele oma tuumaprogrammi osas. Kargi saar ei ole lihtsalt suvaline koht kaardil. See asub Pärsia lahes Iraani ranniku lähedal ning eksperdid peavad seda Iraani peamiseks nafta eksporditerminaliks. Välissuhete nõukogu Council on Foreign Relations märgib, et saar käitleb umbes 90% Iraani toornafta ekspordist. Just sellepärast on Trumpi ähvardus nii kaalukas. Kui ta räägib nafta võtmisest, ei ole see ainult sümboolne sõnum. Ta sihib režiimi rahalist kraani. Kui Karg ei tööta vabalt, kaotab Iraan võimaluse rahastada oma sõjamasinat, survestada ülemaailmset turgu ja kasutada energiat poliitilise kilbina. Sõjaline aspekt tuli samuti selgelt esile. Trump ütles, et Iraani merevägi, õhujõud, radarid, õhutõrje ja suur osa ründevõimekusest on juba hävitatud või neutraliseeritud. See avaldus on mõeldud näitamaks nii Ameerika avalikkusele kui ka vastastele, et Washington usub endal olevat piisavalt ülekaalu, et tekitada kulusid ilma pikalevenenud sõtta sattumata. Sellegipoolest püüdis Trump ise panuse suurust kontrolli all hoida. Ta väitis, et ei soovi Ameerika vägesid Iraani pinnale saata, kuid ütles ka, et kui tahaks, võiks ta saata väikese üksuse ja võtta kogu olukorra kontrolli alla. See on surve viimase piirini.
Öelda, et ei soovi sissetungi, kuid teha selgeks, et see võimalus on endiselt olemas. Kaitseminister Peeter Aksat kinnitas karmimat joont, öeldes, et kui on vaja pommidega läbi rääkida, siis Ameerika Ühendriigid räägivad pommidega. See lause näitab, kuidas strateegia on muutunud. Diplomatiia on endiselt olemas, kuid nüüd käib sellega kaasas pommitamine, mereblokaad ja otsene ähvardus režiimi toetava infrastruktuuri vastu. Washington soovib kokkulepet, mis takistaks Iraanil tuumavõimekuse arendamist ning tahab lõpetada surve Hormuzi väinas laevaliiklusele. Trumpi jaoks suurendab iga Iraani rünnak ainult arvet, mille Teheran peab maksma. Iraan reageeris, püüdes näidata vastupanuvõimet. Ebrahim Azizi, Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni juht, hoiatas, et Trump saab veelgi tugevama ja valusama vastuse, kui ta teeb mõne läbimõtlematu sammu. Revolutsiooni gardivägi teatas samuti, et on tulistanud Ameerika sõjaliste sihtmärkide pihta baasides Kuveidis, Jordaanias ja Bahreinis, lisaks sihtinud 5 laevastikku Bahreinis. Kuid Iraani reaktsiooniga kaasnesid ka märgid teadlikkusest. Režiim püüab näidata jõukuvandit, kuid surve naftale, laevadele, külmutatud kontodele ja infrastruktuurile näitab, et Teheran kaotab manööverdamisruumi. Trump kinnitas samuti, et ameeriklased aitasid piirkonnas liigutada üle 100 miljoni naftabarreli varjatud operatsioonis, et takistada hinna veelgi suuremat tõusu. Energiaturg reageeris närviliselt. Nafta hind oli juba kolmapäeval tõusnud peaaegu $2 võrra, pärast seda, kui Trump hoiatas, et ründab Iraani väga jõuliselt, kui kokkulepet ei saavutata. Sel neljapäeval jäid hinnad peaaegu stabiilseks, kuid püsisid kõrgel tasemel. Brenti nafta hind oli ligi $93 barreli kohta ja Ameerika nafta umbes $90. See näitab, et turg on jagunenud. India sattus kriisi pärast seda, kui 3 India meremeest hukkusid Ameerika rünnakus laevale Omaani lähedal, mis oli osa Iraani naftaga seotud laevade blokaadikampaaniast. India valitsus protesteeris ja nõudis rünnakute lõpetamist India meeskonnaga laevade vastu. Läbirääkimised jätkuvad kulisside taga ning see detail on oluline. Iraani allikad ja lääne ametnikud ütlesid Reutersile, et kaudsed kõnelused on hoolimata rünnakutest intensiivistunud. Vaidluse keskmes on külmutatud miljardid dollarid, sanktsioonide lõpetamine, laevandus Hormuzi väinas ja garantiid Iraani tuumaprogrammi kohta. Teheran soovib kiiret juurdepääsu rahale. Washington tahab vabastada vahendeid kontrollitult ja humanitaarsetel eesmärkidel. Trump püüab kasutada sõjalist survet, et saada suuremat järeleandmist, mitte lihtsalt korrata nõrka kokkulepet, mis võimaldaks režiimil aega võita. Trumpi arvutus on lihtne ja karm. Iraan hakkab tõsiselt läbi rääkima alles siis, kui mõistab, et vastupanu hind on suurem kui järeleandmise hind. Seetõttu kaalub ähvardust CAG üle nii palju. Radari ja õhutõrje pommitamine nõrgestab sõjalist kaitset. Laevade blokeerimine lõikab ära tulud. Naftasaare sihtimine tabab majanduslikku südant. Ja väikese sõdurite rühma mainimine näitab, et ameeriklaste punane joon on olemas. Trump on juba hoiatanud, et pommitamised saavad olema suuremad ja võimsamad. Pentagon on juba võtnud otsese survekursi. Turg on juba aru saanud, et nafta on saanud sõja keskseks osaks ja Teheran teab, et kui Washington räägib kauba konfiskeerimisest, ei räägi ta ainult ühest saarest. Ta räägib režiimi varakambrist. Mina olen Milson Alvese, globalist, rahvusvaheline asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.